Tere, head vaatajad! Aeg on jälle nii kaugel, et tuleb vaadata Heade mõtete kasti. Heade mõtete kast on siis uudistekeskuse saatesari, mis praeguseks on jõudnud siis 18. saateni. Ja tänases saates esineb üks huvitav maleisa. Nimelt algatuse Maleta naabriga leiutaja või väljakäija või eestipäraselt öeldes isa. Tema nimi on Heino Laiapea. Ta on ajakirjanik, ta on väga mitmekülgne inimene ja selle kõige juures on ta ka suur malesõber. Ja aastal 2016, kui Paul Kerese sünnist möödus täpselt 100 aastat, tema ettepanekul siis tehti selline kampaania nagu Maleta naabriga. Inimesed mängisid Paul Kerese sünni aastapäeval malet, tegid sellest pilti ja saatsid oma pildid siis pildivõistlusele ehk fotovõistlusele. Aga kuidas see mõte üldse tuli ja miks see on üldse vajalik? Kas ei ole targemat teha, kui nüüd Kerese sünni aastapäeval malet mängida ja seda pildistada ja siis vaadata, kellel on parem pilt tulnud? Seda küsingi tänases saates Heino Laiapealt. Aga saame temalt teada veel küllap palju muidki huvitavaid asju. Nii seotult malega kui ka seotult maleväliste asjadega. Nii et tasub jälgida, sest teatavasti 2026. aasta jaanuaris möödub Paul Kerese sünnist juba 110 aastat. Nii et jah, pange ennast valmis ja mõtleme, kuidas Paul Kerese sünni aastapäeva kõige paremini tähistada. Nüüd on aeg siis nii kaugel, et stuudios on siis saatekülaline Heino Laiapea, kes on algatuse Maleta naabriga autor, ehk siis võib öelda selle isa. Tore, et tulid, Heino. Ilmselt meie vaatajad, kes on taiplikud, on niigi juba valmis või ära arvanud, et sinu tulek on seotud Paul Kerese sünni aastapäevaga, mis jälle on nullilõpuline. Kas see vaatajate tähelepanek on õige? Kas sellepärast kogunesimegi nüüd, et siis tähistada või juhtida tähelepanu lähenevale Paul Kerese sünni aastapäevale? Palun, Heino. On küll ja see on just paras moment, sest ega see 7. jaanuar Paul Kerese 110. sünni aastapäev on õige pea käes. No jah, ja siis on selline tuntud ütlus, et maletajat mälestatakse kõige paremini malega. Kui ma mäletan, siis seda ütles endine maailmameister Mihhail Tal, aga isegi kui seda ütles esimesena keegi teine, siis see jääb ju sellegi poolest igavikku. See on igihaljas ütlus ja peab alati paika. Tänases saates siis räägime, mida see sinu algatus endast kujutab ja kuidas seda nüüd seekord siis kajastada või tutvustada ja esitleda. Kas oled valmis, Heino? Olen. Vaatamegi nüüd siis lähemalt, mida kujutab endast algatus Maleta naabriga. Sest nagu eelpool sai juba öeldud ja näidatud, tänases saates räägib meile sellest algatuse Maleta naabriga isa Heino Laiapea. Inimestel võib tekkida küsimus, et miks just Heino Laiapea, sest tema on ju tuntud põhiliselt ajakirjanikuna, kes kirjutas põllumajandusteemadel. Ja ega paljud võib-olla ei teagi, et tegemist on väga laia silmaringiga inimesena, kelle huvialade hulka kuulub ka male ja kellel on ka male maailmas väga mõjukaid tuttavaid. Siin on selle kohta hea näide, kui aastal 2016, 14. detsembril Tallinnas Toompeal toimunud malekonverentsil Heino Laiapea oli siis koos Maailma Maleliidu tollase presidendiga Kirsan Iljumšinoviga. Ja siis ta tutvustas Kirsan Iljumšinovile raamatut Pupsik. Ja väga võimalik, et tutvustab seda raamatut ka täna, siis kui oleme rääkinud juba põhjalikumalt teemal, mida kujutab endast algatus Maleta naabriga. Heino, ütle palun, miks male sulle nii südamelähedane on, sest inimesed kujutavad sind ette ikkagi ajakirjanikuna, kes kirjutab põhiliselt künnivõistlustest või muud maa asjast. Miks sa nüüd korraga male asja hakkasid ajama? Palun, Heino.
no malega tegin ma tutvust juba kooli ajal ja tollal oli ta nii populaarne ja muidugi kõik teadsid Paul Kerest ja lihtsalt male on üks selline huvitav mäng, mis arendab iseseisvat mõtlemist ja seda meie inimestel on ju vaja. Aga kui sa 14. detsembril 2016 Toompeal kohtusid ja vestlesid Kirsan Iljumšinoviga, kas teil tekkis hea klapp? Kas see naeratus siin pildil on ikka siiras või on siuke diplomaatiline, keep smiling moodi rohkem? No seal ma kuulsin seda, kui palju president tahab malesse panustada ja kui palju maailmas peaks inimesi maletama. Need olid ikka üsna suured numbrid ja miks nad siis nagu head meelt ei teinud. Ei, ma pidasin silmas seda, et kui sa temaga vestlesid, milline läbisaamine teil tekkis? Ega sa ainult pildistamise pärast tema kõrval ei seisnud, sa ajasid ikka juttu ka? Me rääkisime ikka ja rääkisime ka sellest maleta naabriga ja kuna ma kinkisin temale ka selle Jaak Kõdari raamatu, laste male ja mõtlemise raamatu Pupsiku, siis see oli niisugune hea meenedas, mis tal jäi Eestist. Ma olin ise sellel konverentsil kohal ja sind tema kõrval pildistamas ma ei märganudki, aga ma mäletan teid mõlemat küll ja seal oli ka palju muid huvitavaid asju. Tuleme selle konverentsi juurde tänases saates veel tagasi, aga nüüd vaatame edasi. Nimelt seal esines sellel samal mainitud konverentsil ka tollane Eesti president Kersti Kaljulaid ja tema pidas ettekande ja sealt ma võtsin välja paar lõiku tänase saate tarbis ja üks puudutab seda, et ta tunnistas ausalt, temal oli tekkinud lapsena mulje, et Paul Keres on tegelikult hoopis väliseestlane ja ma loen ette siin paar lauset, millega ta seda põhjendas. Niisiis ütles Kersti Kaljulaid seal järgmist. Millegipärast arvasin mina veel varastes algklassideski, et Paul Keres oli elanud hoopis paguluses, lahkunud Eestist. Vist sellepärast, et ta suri aastal 1975 Helsingis. Ja kui keegi suri Helsingis, siis järeldas okupeeritud Eestis kasvav laps automaatselt, et tegu pidi olema väliseestlasega. Tsitaadi lõpp. Ja tollane malekonverents kandis siis pealkirja Paul Keres ja Eesti male tulevik. Ja miks ma selle valisin, Eino ja vaatajad, põhjus oli see, et tänapäeval on tekkinud üsna palju selliseid eestlasi, eriti noori eestlasi, kes isegi ei tea, kes oli Paul Keres. Ja on ka sellised, kes ajavad segamini maletaja Paul Kerese ja tema lapselapse jurist Paul Kerese, sest tänapäeva Eestis jurist Paul Keres on märksa tuntum. Temaga on seotud mitmesugused skandaalsed kohtuasjad, on ka teda ennast süüdistatud, aga tema vanaisa Paul Kerest noored nagu väga ei tea ja sellepärast otsustasingi, et tuleb nagu seda viga siis parandada. Eino, kas sul on ka jäänud selline mulje, et tänapäeva noored inimesed ennekõike enam ei mäletagi, kes oli maletaja Paul Keres? On küll selline asi ja sellepärast see maleta naabriga mõte tekkis mitu aastat varem kui see 2016, aga lühidalt oli mõte see, et lapsed õpiksid koolis nii palju maletama, et nad Paul Kerese sünniaastapäeval saaks pinginaabriga ühe partii teha, aga ega see asi nii vedu ei võtnud ja siis sai see lihtsalt maleta naabriga, et kus sa oled ja tee sellest mängust pilt ja saada Eesti Rahva Muuseumile. Ja Eesti Rahva Muuseum võttis sellest asjast väga hästi nagu kinni ja väga lihtsa portaali sinna tegi, kuhu sai siis malepilte saata. See oli ERMi pildi alt maleta naabriga. Kas sa mäletad praegu peast, kui palju oli neid võistlustöid, mis sinna saadeti? Nii. Suurusjärk näiteks? 2016. aastal oli 184 pilti
ja noh, ma mõtlesin, et äkki on neid pilte vähe ja siis saatsin ise ka ühe jao sinna. Aga miks need pildid seal pildiaidas on, need on sellepärast, et need jäävadki sinna ja need näitavad ka male ajalugu. Ja kui nüüd 5 aasta pärast uuesti see pildi kogumise kampaania tuli, siis märkas neid pilte ka Eesti fotoajakirja Positiiv väljaandja ja toimetaja Kristel Svede ja võttis siis minuga ühendust, valis need pildid sealt välja ja küsis põhimõtteliselt samu küsimusi, mida sina siin juba täna oled küsinud. Aga kui palju oli võistlustöid 2021. aasta fotokonkursil? Kas sa mäletad praegu? Neid oli vähem, neid oli alla 100, aga üks hea asi 2021. aastal oli see, et neid toetajaid, kes pildisaatjatele meeneid välja pani, neid oli nii palju ja nad olid nii tugevad, et kõik pildisaatjad said meene. Seal olid ministeeriumid ja Olustvere maamajanduskool ja Maleliit ja ka ajaleht Eesti Maleelu. Aga millised meened need olid, äkki oskad öelda? Nii, seal oli näiteks Tatjana Vomina maleraamat oli, maleraamatuid oli ja siis oli seal salle ja niisugust kirjandust ja need ei olnud, ei tea, mis suured hinnalised asjad, aga see näitas, et nendele male fotode saatjatele neid tunnustati, nendele pöörati tähelepanu. Vaata, Eino, sa mainisid just äsja, et sa saatsid ju ka ise mingid võistlustööd sinna, aga kas oled suhelnud ka teistega, kes sinna saatsid pilte võistlustööks ja kui oled, siis mida nad on vastanud sulle, mis muljed sul nendega suhtlemisest on jäänud? Olen suhelnud ja küsinud, et kuidas neil oli see pildi saatmine, miks nad saatsid ja nad ütlesid, et see oli väga tore, et selline asi ja kui seal oli ka žürii, kes valis neid paremaid pilte välja ja need, kes olid auhinnasaajate selle esimese 3 hulgas, need olid väga üllatunud ja nüüd sellel teisel piltide kogumisel oli nii, et neid lausa lavastati, neid maletamisi kohti ja värki, aga mis oli ka väga ilus ja huvitav. Täitsa õige ja siin sinu sõnade kinnituseks näitamegi nüüd teise koha pilti 2021. aasta fotovõistluselt. Ja siin on näha, kuidas 2 venda mängivad siis malet, ise on samal ajal saunas. Ja eks nad siis telefoni teel mängisid või interneti teel kuidagi. Ja saatsid selle töö ära, võistlustöö ja see pildi tegija Andres Padar sai siis teise koha. Ja pildi allkiri oligi kiri male vennaga. Aga võib tunduda, et mis oleks nagu veel ekstravagantsem, kas üldse saab olla, aga selgus, et saab ja nimelt esikohatöö ehk võidutöö ja palun. Siin on näha, kuidas malet mängitakse talvel Tartu vanalinna maja katusel. Ja see pilt võitiski 2021. aasta malepildi võistlusel esikoha ja pildi tegi Kaspar Plaat. Kui sina seda pilti nägid esmakordselt, Eino, kas sa tundsid kohe, et just see pilt võibki saada esikoha seal võistlusel? Kas sa mäletad seda? Jaa, see pilt jäi silma, sest siin on kõik asi kenasti paika pandud. Taust ja see olek. Nii et, aga üks teine pilt on mul ka meelde jäänud, kui Orissaare koolipoisid mängisid
väga õhinaga malet, aga ma ei mäleta, kas see oli samal aastal või oli see eelmisel korral. Aga ma ütleks nüüd seda, et miks see asi on iga 5 aasta tagant. See on selleks, et igal aastal ta lihtsalt kuluks nagu ära ja ei ole seda särtsu, aga iga 5 aasta tagant saadetud pilte, kui neid vaatad ja võrdled, kuidas aeg on edasi läinud, ka nende maletamise kohtadel ja maletajatel, ja on ka selliseid pildid seal arhiivis nendest maletajatest, keda enam ei ole. See on ka mälestus neist. Ja see on kultuurilooliselt väärtuslik. Aga Eino, tuletame meelde, et aastal 2021 Eestis valitses ju veel koroonaviiruse hüsteeria ja isegi malevõistlustel tohtis osaleda siis, kui sul oli mask ees. See oli küll täiesti jabur nõue ja mina üritasin sellest võimalusel alati kõrvale hiilida, aga päris iga kord see ei õnnestunud. Nüüd minu küsimus sulle on, et kuidas mõjutas 2021. aasta malepildi võistlust see, et tookord märatses Eestis koroonaviiruse hüsteeria? Kas see tuli asjale kasuks või tuli kahjuks? Palun, Eino. Ma arvan, et see tuli pigem kahjuks, sest ei saanud öelda, et mängige nüüd koolides ja mängige seal töökohal ja minge naabri juurde ja see oli sellisel omal riskil või omal vastutusel. Aga huvitav oli ka see, et pilte saadeti ka väljamaalt. Inglise saatkonnas tehti pilte ja siis seal Belgias, Brüsselis kooliõpilased tegid ka maletasid, tegid neid pilte, aga seal oli jälle nende isikuandmete saamise ja avaldamisega see lugu, et ei tea, kas ikka võib näidata niisuguseid pilte ja aga sellest asjast saab ka üle. Aga kas Brüsseli kooli puhul oli tegemist sealsete eestlaste kooliga, mitte suvalise? Jaa, sealsete eestlaste kooliga. Arusaadav. Ja kui mõtlema hakata, siis näiteks need pildid, mida just äsja vaatasime või vaatame, need näitavadki, et tookord valitses koroonaviiruse hüsteeria, siin inimesed on kahekesi ainult mängivad ja teise pildi peal, eelmise pildi peal, mida vaatasime, 2 venda olid niimoodi, et kumbki oli oma saunas ja ma ei tea, mitu või mitukümmend kilomeetrit nende vahet oli, kedagi teist lähedal ei olnud. Ma jäin mõtlema, et miks valiti esikoha võitjaks just see pilt, mida me praegu ekraanil näeme. Põhjus on selles, vaata, saunas peab inimene niikuinii käima. Mida ta seal teeb või mida ta ei tee, nagu see on tema oma asi, ma mõtlen peale pesemise, sest pesemat olla ei saa. Aga samas inimene saab vabalt olla ilma selleta, et ta roniks vanalinna maja katusele malet mängima. Ja kuna siin need pildil olijad noored inimesed suutsid seda teha, nad suutsid oma lodevusest, mugavusest jagu saada, tulid mugavustsoonist välja ja juba ainuüksi selle tõttu nad väärivad lugupidamist ja kas või esimest kohta. Rääkimata juba sellest, et tegemist oli päris originaalse mõttega. Mida sa arvad sellest, Eino? Kindlasti, sest need inimesed mõtlesid ise kaasa ja kui nad males mõtlevad, siis nad mõtlevad ju ka elus niimoodi. Sa, Eino, mainisid just äsja Orissaare kooliõpilasi ja Brüsseli kooliõpilasi. Kui palju oli kooliõpilasi nii 2016. aasta fotokonkursil kui ka 2021. aasta oma? Neid oli ja neid pilte olid teinud siis vanemad, vanavanemad või ka treenerid. Aga ma tahaks seda öelda, et piltide kogumine on üks asi, aga 2016. aastal ma käisin Viljandimaa ja Valga ja Pärnumaa koolides
mis jäid sinna lähemale, rääkimas seda ja otse direktoritega, et pange need malenupud nähtavale kohale välja, kelle see aasta on ja maletage. Ja nendes koolides, kus direktorid ise ka maletasid, läkski niisuguseks nagu malehaiguseks, nagu kunagi on koolides olnud ka see kaardimänguhaigus, et näiteks Karksi-Nuias seal Kitsbergi gümnaasiumis kõik tahtsid direktoriga maletada vahetundide ajal. Millega see lõppes siis? No see lõppes sellega, et need malenupud ja lauad olid koolil olemas ja need jäidki nähtavale kohale ja peeti ka kooliõpilastel neid turniire ja siis selle kooli vilistlane, Sakala ajakirjanik avastas, et seal on Kitsbergi koolis malehaigus. Noh, see on jälle omamoodi asi, kuidas meedia seda algatust omaks võttis, aga kõigepealt, kui 2015. aasta novembris üritasin seda siis anda, siis olid tuttavad ajakirjanikud Rein Raudvere Maalehes ja Madis Ligi Kuku raadios, kes esimesena sellest kirjutasid ja siis tulid ka teised ja siis tuli ka Eesti Televisioon ja raadio ja siis oli see teemaks küll. Aga nüüd on 10 aastat mööda ja ma mõtlen seda, et kuidas siis nüüd see asi niisuguseks söödavaks teha, et ei kirjutataks mitte ainult 7. jaanuaril, et vaat täna on niisugune asi, maletage, niisugust üleöö asjast ei tule välja, see peab ikka varakult juba teada andma, et Eesti Rahva Muuseum jälle sellise üleskutse on teinud ja see üleskutse peaks Eesti Rahva Muuseumilt peagi jõudma Maleliitu, Eesti Male Toetusühingule, Malelehele. Nii et ootame. Selge, ja sul on õigus, et kui kooli juht on malelembene, siis on ka maleõpetus või levik selles koolis palju laiem. Toon ühe teise näite. Umbes samal ajal, millest sa rääkisid, oli näiteks Harjumaal Kose vallas Oru põhikoolis kooli direktoriks malelembene naisterahvas. Aga siis tema läks sealt töölt ära ja kui tema ajal oli näiteks koolis õpetatud malet nii maleringis kui ka valikainena, õppeainena, siis tema järeltulija, üks meesterahvas direktori ametikohal ütles, et ei, male ei olegi maailmas kõige tähtsam asi ja ei pea nagu seda õpetama väga. Tollal õpetas Oru põhikoolis malet Harjumaa üks paremaid maletajaid ja vaieldamatult parim maleõpetaja Jaan Urgas, kes tegi seda tõelise sisemise põlemisega. Lisaks ta veel korraldas nii maakonna kui valla lasteaialaste malemeistrivõistlusi. Nii et tõeline entusiast selle sõna kõige paremas tähenduses. No ja kui temale see kooli direktor niimoodi ütles, siis Jaan varsti solvus ja minu mäletamist mööda ta ühe õppeaasta üsna alguses läks juba minema. Kas ta üldse 6 aega oli töötanud, kui sedagi selle uue direktori juhtimise all, sest ta tundis, et selline koolijuht, kes malet alavääristab või peab vähetähtsaks, see ei ole selline ülemus, kellest saab lugu pidada ja kuidas sa sellise ülemusega ajal töötad. Ja ta läkski ära, leidis teised koolid, kus ta õpetas malet nii maleringis kui õppeainena ja kus teda osati vääriliselt hinnata. Jah, üks selline näide siis selle kohta, kui palju oleneb sellest, kui kõrgel arenguastmel on mingi organisatsiooni juht, kõrgel või madalal arenguastmel, eks ole. Nii, aga nüüd lähme korraks tagasi 2016. aasta 14. detsembril Tallinnas Toompeal toimunud konverentsile, mille pealkiri oli Paul Keres ja Eesti male tulevik. Ja seal, nagu juba eespool mainisin, tollane Eesti president Kersti Kaljulaid pidas väga hea ettekande. Ja valisin välja ühe tsitaadi tollest ettekandest ja loen nüüd ette.
Igaüks ei pea olema meister, aga rahu ja vaikust vajama aeg-ajalt kõik. Males on seda varjupaika ja turvalisust ning usku sellesse, et inimene on ja jääb alati olema võimsam kui mis tahes tehisintellekt. Male on loodusliku ja loomuliku intellekti ülimuslikkuse tõestus. Seejuures väga lihtsasti mõistetav. Tsitaadi lõpp. Valisin selle tsitaadi välja sellepärast, et viimastel aastatel eriti on räägitud tehisintellektist ja püütud luua mulje temast, nagu tehisintellekt oleks kõikvõimas ja nagu inimene ei saaks sellele üldse vastu. Kes vähegi tunneb inimese aju ja kes on kvantfüüsikat uurinud ja neurobioloogiat uurinud, see teab, et see ei vasta tõele, sest inimaju, kui ta on terve, ta on palju võimsam kui kõige võimsamgi tehisintellekt. Lihtsalt tingimus on see, et ta oleks terve ja male just aitabki aju hoida sellises heas vormis. Eino, milline mulje sinul on jäänud malest kui inimese intellekti edendajast, eriti võrrelduna tehisintellektiga? Palun. Enne kui ma sellele vastan, tahan tänada Kaido Külaotsa, kellega me kohtusime 6. jaanuaril 2016 Terevisioonis ja siis selgus, et tema vanaema on töötanud seal Valgamaal Riidajas. Ja kuna see Riidaja kool on niisugune väike kool, siis me leppisime kokku, et teeks seal novembris sellise malekohtumise. Ja Kaido tuli sinna malekohtumisele ja sinna oli organiseeritud terve kooli õpetajad. Ja siis Kaido rääkis oma maletajast saamisest ja siis lõpuks oli malemäng ja selgus, et terve kooli peale oli 3 õpilast, kes malet olid mänginud ja oskasid. Ühe tüdruku vanaisa oli kogu aeg kõva maletaja olnud ja no siis tüdruk ka. Ja nüüd see ühise maletamise juures jäi see mäng viiki ja nendel lastel oli uhke tunne, kui nad said sellise maletajaga mängida. Aga ega see kohtumine nüüd kappidest neid malelaudu ja nuppe välja ei toonud ja ega male sellise ühekordse katse või üritusega ei hakka koolides toimima. See peab olema ikka järjepidev ja seal peavad olema eestvedajad. Nii, aga mul läks see sinu küsimus juba meelest ära. No male intellekti ja tehisintellekti seosest. Kuidas male mõjutab intellekti võrrelduna tehisintellektiga? Ma olen ka püüdnud selle arvutiga malet mängida, aga ega see ei istu, sest seal mingisugust käigu tagasiandmist ei ole ja sa ei saa ikka vastasega otse suhelda ja rääkida. Mina pean õigeks ikka, et mängid otse ja neid selliseid tehisasju ma ei poolda. Mul vanus ka selline võib-olla juba, et noh, ei haaku. Arusaadav, aga vaata, Eino, on veel 3. võimalus, et sa mängid interneti kaudu malet teise inimesega. Mina näiteks teen seda juba peaaegu 20 aastat ja olen väga rahul. Seal õpib palju, samas see ei lähe nagu midagi maksma, sest osavõtumaksu ei ole. Aga meie vaatajatele ka teadmiseks, et suurim kiitus, mis saab interneti males olla, on see, kui sinu vastane süüdistab sind maleprogrammi kasutamises. Minul on seda mitu korda juhtunud, kuigi ma ei ole maleprogrammi kasutanud, ma ei oskanudki seda kasutada. See tähendab seda, et sa mängid nii hästi, sul on maleteooria niivõrd hästi peas, et vastane arvab, et sa kasutad maleprogrammi.
Aga inimestele, kes arvavad jah, et tehisintellekt on võimsam kui pärisintellekt, siis ma ütlen, et inimesed uurige aju kohta tehtud teadusavastusi, uurige neurobioloogiat, uurige kvantfüüsikat ja te näete, et inimaju, kui ta on terve, on palju võimsam kui kõige tugevamgi tehisintellekt. Ja üks paremaid võimalusi oma aju treenida, peaju treenida ongi siis male abil. Ja nüüd Eino, räägime mõne aja pärast pupsikust. Ja nüüd võtame saate kokku ja räägime natukene raamatust, mida Eino mainiski tänase saate algupoole, nimelt raamatust Pupsik. Ma mäletan, kui seda raamatut esitleti Karksi-Nuia kultuurimajas, siis käisin seal ka ise kohal ja seal oli ka elav malendeid. Päris huvitav ettevõtmine oli, seda korraldas Rein Ruus, kes on Viljandimaa üks paremaid maleorganisaatoreid ja innukumaid maleõpetajaid ja kes ka osalt elab Karksi-Nuias. Tookord oli selle raamatu autor Jaak Kõdar oli veel elus. Praegu teda enam elus ei ole, aga tema raamatud on alles ja levivad. Nii et Eino, palun räägi meie vaatajatele natukene sellest raamatust, selle kasulikkusest ja vahest ka selle sünniloost, kui saad. Palun. Selle raamatu kirjutas Jaak Kõdar siis, kui ta oli pandud alusetult vangi. Vangis kirjutas ja tegi selle oma pojale. Nii. Ja see on selline raamat, mis seletab ära väga heas eesti keeles, mis see malemäng üldse on, kuidas need malenupud tehakse, ka selle maleteooriad ja värgid. Nii et tegelikult selle raamatu järgi saab õppida ka malet mängima. Nüüd see raamat ilmus just 2016. Ja mina aitasin siis ka seda raamatut autoril levitada ja minul kõige parem selline tagasiside on see, kui minu lapselaps ütles emale, et ma ei saa lasteaeda minna, 4-aastane tüdruk, et ma pean selle maleraamatu läbi lugema. Nii et... Tõsiselt võetav põhjus loomulikult. Nii. No kuna siin on need pildid. Näita meie vaatajatele ka, nad võib-olla ei ole seda raamatut näinudki varem. Pane veidi kaamerale lähemale siis. Oot, ma võtan siit kuskilt lahti veel. Siin on näha, kuidas male neid nuppe tehakse ja pärast need mängud värgid. Aga ma tahtsin tuua selle asja, selle lehe teile siia. Nii, kas on... Ja seda on näha, hoia umbes nii kaugel, siis on näha. Siin on autogrammid, mis on võetud 2016. aasta Paul Kerese tänava maleturniiri osalejatelt. Siis kui nad fikseerisid, et nad on kohale tulnud, siis ma seisin seal selle raamatuga ja nad kirjutasid need autogrammid siia. Ja nüüd ma mõtlesin, et ma annan selle siis kuskile muuseumi hiljem või niimoodi, aga ma vist arvan, et see on niisugune reliikvia, et selle ma jätan endale. Või edaspidi, kui malemuuseumile anda, siis sellega on aega, sest vaata, 2026. aastal tuleb jälle Kerese tänava maleturniir ja siis sa võid juba sealt osavõtjate autogramme küsida. Siis on 10-aastase vahega ja siis selle sinu autogrammi kogu väärtus ju veel suureneb tänu sellele. No jah. Ja see raamat, mida praegu näitasime, see seostub algatusega Maleta naabriga sel moel, et oli ju seal üks auhinnaraamatuid. Aga siis on ka selline ajaleht olemas, Eesti Maleelu, mida Tõnu toimetab ja mis ootab ka maleuudiseid, sest ega üks mees ainult ei jõua neid teha ja siin võiks rohkem maletajad ja malehuvilised ega lihtsad inimesed kirjutada sellele ajalehele.
ma arvan, et see oli asjakohane lause. Oli küll ja Eino on selle poolest tubli mees, et ta ei ole nüüd jutumees, vaid on ka tegude mees, sest Eino on juba aastaid olnud Malelehe üks ustav kaasautor ja tal on oma teemad, meelisteemad, mida ta käsitleb, nii et head vaatajad, jah, Eino juttu võite uskuda. Lisan veel nii palju, et tundub, et Eesti võimude jaoks näiteks LGBT ühing on tähtsam kui Eesti maleajaleht, ainus maleajaleht, sest kui me paneme ühele poolele, ühele kaalukausile selle raha, mis on maksumaksja rahast antud LGBT ühingule või teistele sellistele ühingutele ja teisele paneme selle raha, mis on antud Eesti ainsa malelehe kirjastamiseks, siis vahe on ikka mitu suurusjärku. Nii et head vaatajad, mõelge ise, mida siis praegu väärtustatakse, kas väärtustatakse mõtlemisvõime arendamist või väärtustatakse hoopis mingeid perverssusi. Male on selle poolest hea, et ta õpetab inimesi mõtlema, õpetab panema tervikpilti kokku ja julgustab ka teisi seda tegema. Nii et Eino, palun. Nii, ja maletage 7. jaanuaril, tehke pilti, saatke Eesti Rahva Muuseumi ja nii me talletame seda maleajalugu ja tunneme ennast hästi. Aga Eino, kus sa ise kavatsed maletada 7. jaanuaril 2026? Kas oled juba otsustanud, kus ja mis tingimustes? Ei ole otsustanud, aga 2016 ma maletasin Valga linnavalitsuses tollase maakonna spordijuhi Rein Lepikuga, kes oli ka väga malelembeline mees. Ja kui meie saate vaatajate hulgas on mõni selline malesõber, kas siis Rein Lepiku suurusjärgus või keegi teine, siis võib julgesti pöörduda Heino Laiapea poole ja kutsuda 7. jaanuariks 2026 ta endaga maletama. Ja aitäh, head vaatajad, et vaatasite meid. Aitäh Heino Laiapeale, et tuli meie saatesse ja sellega on siis Uudistekeskuse saatesarja Heade mõtete kast 18. saade lõppenud. Kohtumiseni, kuulmiseni.